No nii, ja olemegi jõudnud esimese otsa ettekannete osa lõppu. Ja võt, see on hea, kui mul on sama probleem nagu Antil, et ja jääb lahtiseks. Aga ma olen kutsunud siia täna ühe tippjuhi ja Helmeri peale ma mõtlesin sellepärast, et paar aastat tagasi Helmer koos oma abikaasaga, kes samuti tegeleb noortega, selliste keeruliste noortega, nad on mõlemad väga südamega hariduses. Helmer mulle teadaolevalt on õppinud pereteraapiat. Ma mäletan, et tol hetkel ma olen tööl olnud nii Tartumaa ühes väikeses koolis kui ka enne seda ühes Põlvamaa koolis, kus olid tõesti, mu esimene õpetaja aasta oli väga-väga keerulise, ütleme sellise sotsiaalmajandusliku taustaga õpilased olid mul. Tõesti lausa väga kurvad lood olid seal, domineerisid ja siis me Helmeri käime pikalt rääkima tol kohtumisel. Nendest noortest tuli välja, et paljusid me tunneme, meil on ühiseid tuttavaid ühesõnaga noorte seas ja kuidagi ühiselt valutas süda. Ja kui ma mõtlesin koostööle kui väärtusele nüüd seda konverentsi korraldades, siis ma mõtlesin, et tahaks teada, mida arvab koostööst üks tippjuht, ehk siis inimene, kes meie valdkonnas otseselt ei tööta, et äkki tal on mingi teine perspektiiv. Aga teistpidi ka ma teadsin juba Helmeri kohta seda, et ta on meie inimene, et ta räägib meiega sama keelt, et süda on seal samas. Nii et palun Helmer Hallik, kes on praegu siis Häirekeskuse Lõunakeskuse juht. Ja Helmer on oma ettekande pealkirjaks pannud Sina, mina ja koosloome. Palun, Helmer. Nii, aitäh sulle, Mari-Liis. Sa tekitad minus praegu sellised tunded, mis segavad nagu rääkimist natukene. Ma lasen selle klombi nüüd tagasi ja siis alustan. Et lisaks sellele, et ma olen Häirekeskuse Lõunakeskuse juht, ehk mitte selle Lõunakeskuse, mis on seal ehitusfaasis praegu, vaid on veel teine, kuigi tolle juht oleks veel parem olla, siis saaks pereheaolu nagu rohkem tagada. Aga tippjuht olen ma võib-olla ainult selles mõttes, et ma olen 2-meetrine. Et muidu ma ikka ise vaatan, et ma olen nagu keskastme juht, sest meie tippjuht on Kätlin Alvel ehk Häirekeskuse peadirektor ja minu võimalus ja vastutus on tagada siis, et 46 imetoredat inimest vastaksid teile, kui teil on probleem, et tere, Häirekeskus, mis teil juhtus, ma olen teiega. Et seda ma igapäevaselt siis süstin inimestesse ja et nad mõistaksid seda olulisust, seda telefonitoru tõstes, et nendest võib sõltuda kellegi elu edasine jätkamine või kellegi tervise edasine paranemine, sest nendest hakkab ju kõik pihta. Lisaks olen ma Provida kliinikus siis perenõustaja ehk tegelen siis raske ja sügava puudega laste ja erivajadustega inimeste perede nõustamisega. Ja vaat seda tööd ma pean võib-olla veel rohkemgi koostöövaates oluliseks. Minu pealkiri on tegelikult võetudki pereteraapia alustest ehk hästi olulised sõnad. Sina ehk minu head kaaslased, abivajajad. Mina oma olemusega ja koos me loome midagi. Kui me räägime koostöö väärtusena, siis sinna on justkui see võimalus ka sisse antud, et koostööd ma teen, aga tulemus võib-olla ei olegi nii oluline. Aga kui me räägime koosloomest, siis me loome midagi koos ja luua me inimesena tahame ikkagi midagi sellist, mida on hea pärast ka ise vaadata, tajuda, tunda, selle mõju tunda. Ehk koosloomesse mina lähen alati paraja ettevalmistusega. Mul on elus päris palju näiteid koostööst. Alustasin 1993. aastal sisekaitseoperatiivrügemendi eriväelasena. Minu tänast füsionoomiat ei pea selle jaoks nagu kuidagi sinna ette kujutama. Sellega ma enam nendest plankudest üle nii lihtsalt vist ei lähe. Või siis murran need plangud maha lihtsalt.
aga ka seal tuli koostööd teha. Koostööd Vene sõjaväelastega, et nad rahumeelselt siit riigist lahkuksid. Kõik ei läinudki nii. Teinekord tuli koostööks kasutada ka relvi. Küll mitte tulistamiseks, aga vastasseisu lahendamiseks ja oma mõju näitamiseks. See oli ka koostöö. Ja see meenutas mulle juba toona koosloomet. Ka nemad olid inimesed, nendega lihtsalt ärevuse maha minnes rääkides me jõudsime ühisele arusaamale, et me keegi ei taha surma saada. Aga me kõik peame oma ülesande ära täitma. Läks hästi, saime need ülesanded lahendatud ja edasi on olnud siis seda koostööd ikkagi minul päris palju ja näiteid on elu kadunud, sest sellest 28 aastast olen ma juhi ametis olnud siis 16 aastat. Õudselt palju ma olen väga tüdinenud sellest juhtimisest. Sest juhi amet on vastutus ja ma ei oska teisiti lihtsalt. Aga näide võib-olla siis koostööst. Teil on ka need ümarlauad ja mulle üldse ei meeldi see sõna ümarlaud. Laud on tõesti igasuguseid ja alati mõelda üks neljakandine laud ümmarguseks on keeruline. Eriti kui koostööpartnerid on ka sellised, kellega peab siis kuidagi üritama rohkem energiat pannes siis seda tätsi saada. Ümarlaua ümber olles üks koostööpartner ütles. Enne enda tutvustamist tahaks ma teile öelda hoopis seda, et siiani olen ma küll väga pettunud teie tegemistes. Kas te ise ka aru saate, mis te kokku olete teinud? Mina pean nüüd selle vastutuse võtma ja kõik selle ära parandama. Kas te tõesti ei mõtle selle peale, et üks inimene on hädas ja ma ei ole 4 ööpäeva magada saanud mõeldes sellele inimesele. Võib-olla ma varisen siin kokku ja siis olete teie selles süüdi. Aga muide, minu nimi on, ja siis järgnes nimi. Sina. Sina oled mulle oluline, ütlen mina. Vaat kõige olulisem võib-olla üldse. Kui me saame sinuga kokku, siis ma olen väga uudishimulik selle üle, kes sa oled, kes sa päriselt oled selles momendis. Kas sul on kodus kõik hästi? Kas sa ei pea muretsema selle pärast, et abikaasaga hommikul lahku minnes suudluse asemel said sa hoopis käega vastu pead? Kas sul on lastega kõik hästi? Kas sa ei pea muretsema selle pärast, et eile õhtul tülitsedes lapsed magasid kõrvaltoas? Ei tea, kas nad kuulsid ka midagi, kui ma oma meest sõimasin. Ja tema mulle vastu haukus. Kas sul on kõik hästi? Kas sa selles ametis tunned ennast toredalt? Kas sa suudad piire panna ametis? Kas sa tead, mis on sinu elu, mis on sinu kliendi elu? Kuidas sa teda kõige paremini toetada saad? Ja millise tundega sa siia koostööle tulid? Kas sa tulid lollidega kohtuma? Nad kõik on ju lollid. Ma pean üksinda rabama. Nad ei mõista, mida ma ütlen. Või sul on sügav austus kõigi nende eriala spetsialistide vastu. Mul muide on väga suur austus teie vastu õpetajad. Ma väga hindan seda, mis te teete. Siiralt südamest. Eriti on mul väga sügav austus Tartu Tamme gümnaasiumi õpetajate vastu, sest mu poeg alustas seal kultuurisuunal just õpinguid. Aga see on rohkem pugemise mõttes. Aga päriselt, kui te tulete minuga kohtumisele, töökohtumisele, siis ma väga austan seda, mis te teete ja ma olen väga huvitatud sellest, kuidas teil läheb ja millist ruumi teie vajate. Mida mina saan selleks ära teha, et te ennast hästi tunneksite koostöös? Meil on ju need ümarkandilised ja neljanurksed lauad on ju sellised, et
Nii, meil on aega 20 minutit. Oi, vabandust, mina pean natuke varem ära minema, mul on üks teine asi ka veel. Aga mina olen arvutis, ma kuulan koosolekut ja ma olen siin ümarlaual ka. Ja neid variante on veel erinevaid. Me tormame, meil on nii palju tööd ja me tormame. Ma elus tegelikult ikkagi ei hakkaks õpetajaks, päriselt. Need on mingid poolsegaste punt, heas mõttes. Ma olen ühel teises ametis poolsegane, ka heas mõttes. Et parandada vihikuid, rääkida, valmistada tunde ette, rääkida oma õpilastega, rääkida siiralt nendega, neid kuulata. Oi, see on meeletu energia andmine, ma loodan väga, et teile tuleb ka vastu seda. Eriti kui üks 2-meetrine mees teid väga austab, siis see peaks olema päris suur pagas, mis te siit saate. Aga tõesti, ma väga tahaks teada, millist ruumi te vajate selle jaoks koostööpartnerina, et olla ise nagu kohal, et mitte rutata ja kiirustada. Enne pereteraapia õpinguid ma õppisin Tartu Ülikoolis magistratuuris siis sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat ja minu lõputöö oli ka seotud koostööga. Ja sealt ma avastasin siis koostöövormi nimega koosloome, kus siis tegelikult antakse üksteisele võimalus kõigepealt aru saada, et kes me oleme, üksteisega päriselt tuttavaks saada. Mitte see näide, mida ma rääkisin, et nime sain ma pärast teada, mul ei jäänud meelde, sest see jutt ajas mind väga ärevaks enne. Ja pärast ma nagu vaatasin, et oota, kes sinna tuleb, see inimene tuleb ka koostööle, äkki asetäitja, äkki sa lähed ise käid seal ära, sest ma tõesti ei taha seda juttu enam kuulata. Aga algul on vaja võtta aega ja ruumi. Ehk, kallis õpetaja, sina oled minu jaoks oluline koostööpartnerina. Ütle mulle palun, mida sa vajad. Ütle siiralt ja ausalt mulle, mida sa vajad. Kas sa vajad, et ma saeksin endale jalad alt ära, siis ma olen 1,62 m ainult. Ma ei saa seda teha, aga äkki ma saan põlvitada siis seal koostöölaua ees. Et mul on hästi oluline, mida sina vajad. Ja kui kõik tulevad koostööle sama eeldusega, siis on hästi suur energia sellele koostööle antud ja selle energiaga saab teisi inimesi aidata. Mina ise olen 2-meetrine, nagu ma ütlesin. Olen nii enda kui abikaasa panusele vaadates siis korralikult söönud. Mind jagub. Kui ma uksest sisse lähen, siis kaob ka valgus. Kui ma jälle ära eest tulen, tuleb valgus tagasi. Ja sellise sama kasvu ja kõigega muuga varasemalt aastaid 7-8 tagasi marssisin ka mina kõrge politsei juhina, tollal kagupolitseijaoskonna juhina marssisin ruumi sisse, ütlesin, et kuulge, see lasteaed tuleb ära lõpetada. Ma ei viitsi kuulata täna seda, et kellelgi on mingi probleem ja mure ja ta ei saa hakkama. Me hakkame nüüd inimesi siin aitama. Ja pärast imestasin, et aga kuidas neid tõrksad on? Kes teeb mulle nägusid sealt ja kes ütleb, oi Helmer, sind on nii tore näha. Sa oled alati nii meeldiv, nii toetav. Ja see ei lähe mu jutuga ju kokku tegelikult. Ja pärast tualetist tulles kuulen, kuidas ta räägib teisele kallile koostööpartnerile. Ta on ikka eriti ülbe nagu. Kelleks ta ennast peab, mida ta arvab? Ja siis ma lähen juurde, ütlen, et mul on nii keeruline, palun vabandust, et ma niimoodi käitusin. Aga nüüd on keeruline teiega nagu edasi koostööd teha. Samas ma mõtlen, et kelle probleem see siis on. Kui ma kuulen, et nad niimoodi räägivad, tean, et mina olen eksinud ja et mulle läheb väga hinge, et nad niimoodi räägivad minust. Kelle probleem see on? Minu enda probleem. Et kõigepealt tuleb seda juttu korrigeerida. Kui ma ennem rääkisin teile nii ilusti siin, kuidas teie olete olulised koostööpartnerina ja tegelikult marsin sisse selliselt, nagu ma siin aastaid tagasi uljalt marssisin, siis see jutt on ambivalentne, on ju. Keegi ei saa päris täpselt aru, et kas selle inimesega peaks minema Tartus Raja tänavale või ja mingeid värvilisi tablette sööma, äkki siis tõmbab nagu jutu nagu sirgemaks, aga ma olen muutunud ja ma olen väga uhke enda üle.
ma olen päriselt palju tööd teinud endaga, et ma oleks hoopis teine inimene, kes ma enne olin. Ja ma armastan väga ennast. Ma ei ole soe peast, ma päriselt armastan ennast. Ja ma tunnen täna, et ma olen selle ettevalmistusega jõudnud nii kaugele, et ma julgen minna koos tööd tegema teiste inimestega. Ma julgen minna sellepärast, et koostöös on võimalik arvestada kõigi inimestega. Ma ei pea kõigega nõus olema. Mul on oma mõtted, oma arvamused, teisel inimesel on omad mõtted, kolmandal inimesel omad mõtted. Aga ma austan seda, et nad julgevad seda väljendada ja et nemad niimoodi mõtlevad, see on mulle okei. Ehk mina iseenda aitajana, iseenda toetajana, ise vastutan selle eest, et mina seal koostööl olen selline persoon, kes siis toetab teisi. Mul on poja pealt nagu kehv tuua mingeid näiteid, sest ma olen nii mures, ta on nii nunnu, ta nagu väike karupoeg, ta ei tee mitte midagi sellist, et isa võiks nagu mingeid väljakutseid saada. Ta õpib hästi, ise õpib ära, kõik toimub. Kui sa tahad taga arutleda, ta arutleb sinuga. Vahel tuleb ise, ütleb, et isa, ma tahaks rääkida sinuga nendel teemadel. Ta on nagu superkutt, täielik vastand minule. Mina toimetasin noorena ikka hoopis teistmoodi, seal mingil hetkel oli nagu lahkteel, et kas pätt või võmm. 4-aastaselt valisin päti, on ju, 20-aastaselt valisin võmmi. Ise olen väga rahul. Et tema pealt, aga ma tajun seda, kuidas teil on nagu keeruline teatud inimestega aeg-ajalt suhelda. See ärevus, see energia, mis nende noorte inimeste pealt tuleb ja mõeldes süsteemselt, siis nad on lihtsalt sellises kohas, kus neid on keeruline mõjutada niimoodi otse kohe nüüd ja praegu. Sest teatud protsessid ja tema elu kulgemine on hästi vaevarikas olnud. Sinna on teised inimesed andnud negatiivses mõttes panuse ja tal on keeruline. Ja siis mõista teda, kuigi võib-olla endal on nagu sees selline tunne, et tahaks nagu, vahepeal on selline tunne. Aga ei tee seda. Et samamoodi on minul, et kui ma tajun, et keegi inimene räägib midagi sellist, mis nagu ei toeta, siis seda eesmärki, sest koos loomel on ka ju eesmärk, miks me kokku tuleme. Kui me selle esimese näite järgi kõik niimoodi talitame, siis ma arvan, et me ei täida üldse eesmärki, sest siis me saame rääkida, kui raske minul on. Kuulake kõik, kui raske minul on. Ja siis me läheme ära sellised teadmisega, et me seda inimest üldse ei aidanud, kelle pärast me kokku tulime, vaid me saime rääkida, kui raske minul on. Ja kuidas teised mind üldse ei mõista, mitte keegi ei mõista. Ma olen nii üksi. Aga mul on üks hea näide lähiminevikust. Tööl olles lihtsalt helistas mulle üks väga tore inimene ja rääkis, et ta tahaks lähiajal korraldada väärtuskasvatuse konverentsi. Ja et mina võiksin ka seal rääkida natuke, mida ma arvan koostööst. Ma olin nõus, sest ta on nii tore inimene, aga see on kõik. Ta oli väga huvitatud ja uudishimulik sellest, kuidas mul läheb enne konverentsi ja kuidas ma valmistun selleks. Ta jagas minuga oma mõtteid, et kuidas võiks valmistuda ja mõtleme koos, milline võiks selle ürituse sees olla minu ettekande pealkiri. Et kas ma tahaks ka mingisuguseid muid tööriistu, mis aitaksid mul siin teie ees nagu jalga mitte võdistada ja nii edasi. Ta väga hoolis minust, ma tundsin niimoodi. Ma olin toetatud, ma olin rahul, mul oli tekkinud usaldus selle ürituse vastu. Ma imetlesin seda inimest, kes seda konverentsi korraldab. Ja mul on suur lugupidamine Mari-Liis sinu vastu. Selle asja on koosloome. Ja ma veel ei lõpeta, Mari-Liis, veel natuke räägin.
aga see oli hea näide sellest, et mis see koosloome siis on. Koosloomes ongi tähtsal kohal sellised aspektid. Märgata inimesi, märgata nende tugevaid külgi, aga olla ka rahul sellega, et inimestel on nõrgad küljed ja nad eksivad. Ja et see on täitsa okei. Ma ei pea selle pärast muretsema. Ma võin öösel magada, kui mu kass laseb seda. Ja temal on tema piirid, ta on selles kohas, kus ta on. Ja kui ta vajab minu tuge või abi, siis ta küsib seda. Sest ma olen kõigepealt kokku saades seda öelnud, et ma olen kõigile valmis abiks olema. Ja palun lubage ka minul teie poole pöörda, kui mul mure on. Kommunikatsioon on hästi oluline. Siin eelnevalt ma kuulsin mitmes kohas ka seda, et kui kommunikatsioon verbaalselt jääb kuidagi üürikeseks, siis on meil hästi tore sisekaemus, kus me mitte ei vaata siis, ta ei ole sisekaemus, me ei vaata endasse, vaid me hakkame teisi vaatama. Huvitav, miks ta siis mulle tagasi eelistan? Ta vist on vihane mu peale. Mille pärast ta võiks vihane olla? Et mul ei ole temaga mingit probleem. Tal on sõber, vaata, tollega mul oli küll ükskord jama, on ju. Et kas nad nüüd siis, ja juba hakkame siis suhte kolmnurki looma, et saada kuidagi tõestus sellele, et mingi jama on, et tagasi ei ole minu poole pöördunud. Teine pool mõtleb samal ajal, et ühe meili ainult saatiski. See ongi kõik või? See on nii lühike, siin ei ole mitte midagi. Okei, ma ootan veel midagi. Aga miks ta ei saada mulle teist meili? Mul ei ole taga mingit kana kitkuda. Aga tal on üks sõber, vaata. Meil on üks Facebookis ühine sõber. See on küll igavene muelo. Et sellega on meil küll jama. Ja niimoodi eeldatakse. Kommunikatsioon on hästi oluline. Siis on üles saab ehitada neid koosloome elemente, kus kellelgi on ressursse. Me ei tohi eeldada ega oodata inimestelt seda, mida temal ei ole. Me peame rääkima oma vajadustest ja oma ootustest, kui me sinna koosloomesse lähme. Siis on meil ka võimalus saada vastu seda. Ehk pereteraapias hästi oluline moment, mina saan ennast muuta. Ja siis mul on õigus oodata ja eeldada, et ka teine inimene muutub. Süsteemiteooria kohaselt teine inimene muutubki. See, kui ma olen lugupidav oma abikaasa vastu, ma teda armastan, teda hoian ja olen helde selle eest, et ta mul on, siis ainuüksi selle põhjal võib üks Põhja-Korea poiss saada vabaduse ja põgeneda Lõuna-Koreasse. See võib nii olla. Aga me täna siin seda lihtsalt lõpuni ära ei lahka, kuidas see nii on. Vastastikusus. Vastastikku me peame arvestama sellega, et see, mida meie anname või võtame, siis vastas inimesega toimub täpselt see sama. Ehk me mõjutame teist inimest oma käitumisega. Et minul on tõesti see, et kui ma lähen kohtuma perega, kus on väiksed lapsed, siis ma ei tee kunagi enam seda viga, et ma lähen 2-meetrisena selle väikse lapse juurde, ütlen, no tere, pereterapeut, hallik siinpool, kuidas sinul läheb. Ja siis on 1,5 tundi seda, kus laps ütleb, mina istun juba, kui tema tuleb. Ja see ei ole ebaviisakas, see on lihtsalt see, et me oleme ühel tasandil. Barjäärid lasta madalaks, täpselt seesama, ma juba rääkisin, et politseijuhina või häirekeskuse juhina ehk sisejulgeolekuasutuse juhina, ma olen häirekeskuse kriisijuht üle riigis, ma olen veel tähtsam, et mul on suur võim, ma olen suur inimene ja ma räägin basshäälega. Need komponendid kokku on tegelikult see, mida ma pean arvestama, et oi tere, kuidas te läheb? Et proovida kuidagigi barjäärides niimoodi toimetada, et need kõrged barjäärid, mis on mulle institutsioon loonud ja hea söömine loonud, on ju, et siis ma pean nendega arvestama. Kui õpetajal on õpilasega tegelikult tahad või taha see, et sa oled õpetaja, sa oled eeskuju, sa oled võim, need lihtsalt on niimoodi ja sellega tuleb arvestada. Ja soodustada seda protsessi, seda koos loomise protsessi soodustada oma võimalustega, mis minul on. Ma ei saa teiste eest kuidagi midagi ära teha, kuigi tahetakse väga. Koosloome üks
oluline roll on ka sellel, et need piirid, meie eriala piirid peavad hägustuma selleks, et me saaksime parima tulemuse. Meil ühiskonnas räägitakse nagu õmblusteta ühiskonnast, õmblusteta koostööst. Selleks, et ta oleks õmblusteta, siis tuleb katta seda oma rolli teise rolliga, on ju. Sest muidu on see, et kui me aitame mingit inimest ja ma ütlen, et pereterapeudi teema lõpeb siit ära, tellimust ei tule, lõpetame ära, head aega, on ju. Midagi muud ei räägi, siis sotsiaaltöötaja ei teagi seda, et ma olen nagu ära lõpetanud. Aga tegelikult me saame sotsiaaltöötajaga tihti kokku. Kuule, kuidas me siit võiksime veel mingisuguse teema valida? Aga selleks, et me saame piire ähmastada, ehk teie näiteks saate koolis koolipsühholoogiga kellegiga koostööd teha, siis me peame väga täpselt teadma, kus on meie piirid päriselt. Sest muidu on kõik hägune. Kui ütleme niimoodi, et ma olen välja õppinud ka lastekaitse, on ju, seda on nagu äge vaadata, et mina ja lastekaitse, aga nii on. Et siis on tihti olnud juhtumi korralduses see, kus ma vahepeal pean ütlema, et oi, kuulge, praegu ma ei saa enam täpselt aru, kes see juhtumi korraldaja praegu on, et noh, anti mulle, aga kõik te räägite, mida ma tegema pean, on ju. Et no, aga see on see, et piirid tuleb hoida nagu väga selged. Siis on võimalik minna ja mängida ja tunda rõõmu ja mõnu sellest, et ma aitan teist inimest. Minu juures käis eile perenõustamise juures naine, kellel on 80% nägemist kadunud ja seda juba lapsepõlvest saadik. Tal on vaimse tervise probleemid, tal on sügav depressioon, ta on enesetapja olnud päris pikka aega, akuutne enesetapja. Ja 2 aastat hiljem ütleb ta mulle, et Helmer, ma väga armastan ennast ja ma ei tee mitte kunagi endale seda. Tema perekond on ta hülganud 3 aastat. Ta on nad üles leidnud ja nad ei taha temast mitte midagi kuulda. Aga ta ütles eile, et meie koostöö on viinud selleni, et mina ikka armastan ennast. Ja ma teen kõik selleks, et mu ema lõpuks kutsuks mind enda juurde tuppa ja ütleks, tütar, ma armastan sind. Ja see on koosloome. Ma soovin teile jõudu, armsad, kallid õpetajad. Aitäh teile kuulamast.